Tere, mina jälle taas siin Viljandi stuudiost Taroka ja vaatame üle novembrikuu. Kui oktoober hästi palju katsetas piire ja pani ka ebamugavustsoonis lõpetama selliseid mittevajalikke nüansse elus, siis mulle tundub, et november jätkub täpselt samas vaimus. November katsetab samamoodi piire, aga november on rohkem seotud piiride laiendamisega. Ka iseenda tõestamise ja iseenda kehtestamisega. Novembri fookus liigub praktilisse tegutsemisse ja vaimses võtmes iseenda sees sellise võilille juure jupi välja sikutamise ajaperiood on minu arust see november. Ja mulle tundus ka, et kui ma alguses need kaardid võtsin siit, siis novembri alguse nädalad võivad olla siuksed vürtsikamad, emotsioonikamad, pirtsakamad isegi võib öelda. Et tuleb nagu leida iseenda sees võib-olla siukest nagu tasakaalu rohkem, et leida tasakaal füüsilise ja vaimse vahel. Siis samamoodi kutsub, nagu see müntide kuningas siin oli, samamoodi kutsub november vaatama üle ka finantsid. Et on ka maksud, võlad ja tegelema ka isiklike hirmudega. Pluss veel see siis, et sinu enda võlg iseenda ees või sinu enda võlg kellegi teise ees. Et see tähendab reaalses võtmes ka raha ja võlad, aga ülekantud tähendus on see, et kui sa oled kellegile midagi nagu lubanud, siis et püüa seda lubadust nagu täita või maksa ära vaimses võtmes sellised lubadused, mida sa oled nagu antud. Et kas sa oled lubanud kedagi aidata, toetada, olemas olla, et kas sa siis oled päriselt ka seda suutnud sõna siis pidada. Ja võib-olla ongi siis aeg ka vaadata peeglisse, ka selles mõttes peeglisse, et kuidas sa nagu välja näed, on ju. Aga selles mõttes ka peeglisse, et arutleda siis, mis on tegelikult sinu jaoks nagu oluline ja millele on siis päriselt nagu aeg joon alla tõmmata, et aitab küll. Et see ongi siis jällegi siuke ebamugavustsoonist välja tulemine ja piiride katsetamine. Kuu teine pool, mulle tundus, et on optimistlikum, et avades ka võimalused rohkem nagu liikumiseks, reisimiseks, perega koos olemiseks, teadmiste omandamiseks, grupitööd, meeskonnatööd, aktiivseks suhtluseks, kommunikatsiooniks, eneseväljenduseks ja fookuses on ikkagi selline diplomaatia ja teistega arvestamine. Ja teistega arvestamine on vastastikku mitte see, et sina ütled, et kuule, sa ei arvesta minuga, aga kas sa ise arvestad kellegi teisega, et see on seesama see peeglisse vaatamise koht. Esile võivad kerkida ka olukorrad, kus sa vajad ise abi või pead hoopis teistele tuge pakkuma. Jällegi, et see peegeldab nagu tagasi. See tähendab seda, et see novembrikuu peegeldab sulle hästi kiiresti tagasi seda, kas sa oled oma tões käitunud nii, nagu sa nõuad seda teistelt inimestelt. Et sulle peegeldatakse kohe tagasi, et aga kas sa ise oled sama teinud. Et lihtsalt nii on. Meil on ka ju novembrikuuses 2 sellist kõnekat kuupäeva. Üks on kõnekam kui teine ja esimene on isadepäev. Ja isadepäeva selliseks märksõnaks ongi ju pere hoidmine, põlvkondade vaheline suhtlus, turvalisus ja turvalisusega seotud teemad, kus väärtustada ühist aega rohkem kui siis asju. Ja teiseks selliseks päevaks on mustreede. See võib tunduda natukene nagu siuke humoorikas, aga kuna siin oli rahadest ja see finants ja raha oli nagu novembris hästi siuke päevakorra teema, siis sooduspakkumised võivad küll olla hästi ahvatlevad ja täitsa nagu võidakse nagu südamevärinas oodata seda kuupäeva, kuid
targalt planeeritud sellised investeeringud iseendasse on kindlasti väärtuslikumad kui selline juhuslik pudi-padi. Ja, investeering enda sisemaailma. Siis töö ja eneseteostus. Võib-olla ongi see ka tööalases võtmes sellise finantsdistsipliini kasvatamise kuu ja selliste pikaajaliste saavutuste kuu, et pannagi novembris paika selline pikaajalisem plaan ja ma usungi, et osad juba ootavad seda aasta lõppu, teevad aasta lõppu aruanneteks juba valmistuvad ja teised ootavad juba uut aastat, et panevadki uue aasta prognoosi juba paika. Siis, aga kuna oli siuke nagu korrastamise ja puhastamise kuu siin nagu edasi, siis tõesti, et korrasta töölaud, tööriistad, korrasta kapid, kaustad, failid ning vii mitmedki tööetapid juba nagu lõpusirgele, et hakka seda lõpusirget, et need tööd tegemised nagu saaksid nagu valmis ja kasuta erinevaid inimesi erinevates tööetappides, et kellele lihtsamad tööd, kellele raskemad tööd ja jällegi, et koos tegemine meeskonnas peitub võlu ja valu aga praeguse seisuga nagu see positiivne pool ikkagi koostöös nagu rohkem. Pane paika tähtajad, tee valmis aruanded, vaja koosta portfoolio, värskenda oma kodulehte, tee valmis mingisugused sertifikaadid, tõsta keelekursuse taset või mis iganes on vaja nagu ära teha. Ja kuna ma ütlesin ka, et november soosib nagu sellist eelarve kontrolli all hoidmist, siis võib-olla on vaja ka mitmeid kordi numbreid üle arvutada ja mitte solvuda siis selle peale, et jälle sa pead mingit asja üle arvutama või keegi on väga siuke perfektsionist või maksimalist, et kuule, vaatame veel korra üle siis ära solvu selle peale, et tulebki üle veel kord vaadata, et mis siis on juba mitu korda korratud, mis siis, et mitu korda on vaadatud ja ka ülemused, kes on, kui sa oled ise endale tööandja või sa oled töövõtja siis korda mitu korda üle. Räägi mitu korda üle, ära vihasta, ära solvu, et jälle ma pean rääkima. Räägi ikka, räägi mitu korda üle. Et aga siis täpsusta ka pakkumisi, täpsusta ka hindasid, ükskõik kas sa ostad või müüd. Et hindade täpsustamine, pakkumise küsimised ja üle täpsustamine, mis on selle pakkumise sees, mis sa saad selle raha eest. Sa saad ka arvestada siis selle järgi ka prognoosi teha järgmiseks aastaks, et mis toob siis tulu ja mis ei too. Et see jällegi siuksed välkkoosolekud võivad olla väga sellised aktuaalsed, kus kiiresti on vaja kokku saada, kiiresti on mingeid asju vaja ära teha, siuke nagu kiirustamine, aga ära jällegi torma, et ei ole mõtet nagu tormamisse minna. See soodne aeg on selline teadlik tegutsemine, teadlik iseendasse investeerimine ja panustamine, igasugused ka, et sa käid kuskil koolitusel, soetad mingisugused tööriistad, töövahendid, mis vähendavad ajakulu. Või siis, kui on vajalik ka mingi reis, komandeering, väljasõit, mis just avab ettevõtlusega seotud uksi, või siis avab just, et sinu ja enda jaoks on pikemas perspektiivis see kasulik. Sa võib-olla ei viitsi minna, et mis asja jälle mitmendat korda räägitakse üle, ma ei viitsi seda kuulata, aga mine ikka. Võib-olla emotsiooniostud siis samamoodi tööalaselt võiks jääda nagu kõrvale, siuksed nagu mingid nunnud vidinad. Need ei pruugi ennast nagu õigustada, vaid pigem ikkagi siuke sisuline, vajalik, praktiline investeering toob nagu rohkem kasu. Uuesti võib-olla üle ütlengi, et sellised rahvusvahelised kontaktide arendamised, võõrkeele õppimised toetavad siin kindlasti ja suhtle. Ükskõik kas meili teel, sõnumi teel, otse rääkides. Igane suhtlus on nagu teretulnud. Võtan siit fookuse kompassi kaardidest ka,
kus võib olla sinu tööalaselt siuke nagu pime nurk, millele fookus seada tööalaselt. Sina ise saad valida, kuidas sa midagi näed. Ühesõnaga enda suhtumine. Kõik on oma olemuselt neutraalne, positiivselt neutraalne. Et sina ise annad olukordadele hinnangu, sõnastad selle vastavalt oma emotsioonile ja tundele sellel hetkel, ja aga tee see negatiivne emotsioon, tunne, mõte ümber. Et too sinna juurde selliseid positiivseid märke. Et leia midagi head selles, mis sind mingil hetkel nagu trigerdab ja vaata siis peeglisse. Nii, läheme suhete juurde. Suhetes võividki olla siuksed märksõnad, turvatunne, ühised plaanid, ühine kodukord, aasta lõpukulud, nagu tööalaselt on ju aasta lõpukulud, kingid, traditsioonid, külaskäigud, puhkusereisid, et te saate vaadata ka siin rahalised nüansid nagu üle, rääkida rahast. Raha teema võib ollagi siuke väga ebamugav jututeema mõnedel juhtudel, aga et rääkige raha asjad nagu läbi. Keerulisemast suhetes võib-olla ei peaks kramplikult kinni hoidma iseenda mõttest, ideest, nägemusest ja sellest, et aga sina tegid nii, ütlesid nii, on ja. Sest kuna siin on peegli efekt, siis aga mis sa ise tegid? Palju sa ise panustasid sellest, et taoline olukord või situatsioon on nagu juhtunud. Et seda siis peaks nagu vaatama sellise nagu neutraalse vilguga. Et siis siin võivad ilmneda sellised kontrollivad harjumused, mis teevad tegelikult nagu haiget, et sa tahadki küsida, kuidas, millal, kui palju ja see küsimine võib olla väga sellise süüdistava intonatsiooniga. Kipud liigselt hoidma kinni oma arvamusest, aga et lõppkokkuvõttes siis võib olla pärast nagu päris piinlik, et üldse selliseid sõnu sai öelda, et jällegi, et mõtle järgi, et mida sa siis ütled välja ja mida sa ise enda teada jätad. Ja ei ole mõtet 10 küünega kinni hoida oma sellisest nagu arvamusest või mõttemustrist või mingist ideest, et naudpolt nii peab olema, nagu mina seda nagu tahan. Et sa võid teha oma suhtemaailma nagu väga kitsukeseks sellega. Võib-olla aitab sellest, kui te panete ise enda piirid paika ja aktsepteerite siis enda piire ja teise kaaslase piire, on ja. Nii, et oleks nagu omamise ja hoolimise vahel ka piir, et kus maalt see piir läheb, et millal on omamine aktiivsel kujul nähtaval ja millal siis on selline hoolimine tegelikult. Võimalusel tehke ühiseid reise, matkage, õppige intellektuaalses võtmes midagi uut juurde, et sellepärast, et see liidab, et ühine aju ragistamine on ja. Siis vallalise poole pealt võib-olla kõnetab sind rohkem inimese sisu, intellektuaalne pool ja sisu, ühised huvid, kui et see, et kuidas ta inimene nagu väljapoolt ja väline sära, et see läheb, peseb näo puhtaks õhtul, siis ei olegi enam nii särav, et see võib nii ka juhtuda. Ja uued tutvused vallalisel võivadki novembris pigem teki kas reiside ajal, matkade ajal, kuskil õppeasutuses või õppimise käigus, ühised huvipakkuvad grupid, kursused, konverentsid, et siin on nagu selline suhtlemise pool. Ja suhte poole pealt võtan ka ühe kaardi. Mida sa täna kõige enam soovid ja vajad, millest sa alustad? Ühesõnaga, et lähtuge ka selles suhetes, et mida te siis tegelikult soovite, et jõua ise selgusele, et mida sa soovid, mida sa tahad, siis sa tead ka rohkem väljendada ise ennast selgemalt kaaslasele. Keha poole pealt ja tervise poole pealt võib-olla leia selline nagu mõõdukus. Nõrgad kohad võivadki olla selg, õlad, kael, ka lõualihased, rinnaku piirkond võib olla siukest nagu lämbumise tunnet või hing jääb nagu kinni. Uni ainult siis, kui see mõtted on liiga virvar peas, on see vaimne tervis on ja. Kui sa plaanid reisi, siis vaata, et oleks reisikindlustus, ravimid kaasas ja mugavad jalanõud. Ja kehakaardidest ma võtsin hingan sügavalt. Ühesõnaga jällegi vaata ütlesin enne, et hing jääb kinni on ja siis püüa hingata.
Sügav hingamine lõdvestab, rahustab ning tõstab kõikide organite efektiivsust. Ühesõnaga pööra tähelepanu sellele, et sa hingaksid sisse ja välja ja võib-olla isegi ohkad sõna otseses mõttes nagu häälega välja. Enamasti muutub hingamine koos seisundiga, vihastades hakkame kiiremini hingama ja lõdvestudes hingame sügavalt ning pikalt. Ühesõnaga, et püüa oma keha viia siis lõdvestusseisundisse. Nii, ja novembris siis panusta julgesti sinna, mis teeb sind tugevaks, nii vaimselt kui füüsiliselt ja sa näed arenemisvõimalusi. Lõpeta alustatud tegevused, vormista saavutused, tähista neid, tähista avalikult, näita välja oma võitu, oma võidujoovastust ja tee juba ettevalmistusi, et saaksid avada uut peatüki oma elus. Ole hoitud ja kaitstud ja järgmise korrani!